Tere! Mina olen Silver, Tallinn City Traili üks korraldajaid ja öise jooksu ja maastikul liikumise entusiast. Et ma tahtsin natukene rääkida lampidest, mis sobivad sportimiseks. Et lampe on erisuguseid, et poodi minnes võtab silme eest kirjuks, aga kui ausalt öelda, siis enamus lampe, mida meie kaubandusvõrgus müüakse, on täielik saast ja ega nad hästi sportimiseks ei sobi. Sportimiseks on vaja lampi, mille valgustugevus on minu hinnangul vähemalt 100 luumen. Luumen on siis valguse mõõduühik ja sellised väikesed 20-30 eurosed lambid. Need annavad tavaliselt alla 50 luumeni. Nendega saab valgustada näiteks matkal olles enda pudrukaussi, aga sportimiseks kiirusega jooksmisel ja rattasõidul jääb sellest valgusest igal juhul väheks. Teine väga oluline moment lampide juures on nende valgusvihu olek. Et mõni neist näitab küll väga kaugele, aga näitab sellist väikest täppi. Ja see jällegi ei ole sportimiseks kõige mõnusam, kuna et oleks mugav liikuda ja hea ülevaade rajast, vajad sa laia vihku. Ja ongi, et mõni väiksema võimsusega lamp suudab küll näidata kaugele, aga tema ja need väiksed luumenid kontsentreerida ühte kohta, nii et ta paneb velkuri näiteks kaugel särama, aga mugavat jooksu sellega teha ei saa. Siin on üks lamp Geonaut, mis on ostetud minul endal Decathlonist, mis on Euroopas siis selline suur spordikauplade bänd. Et see küll maksis 25 eurot ja selle valgustugevus on umbes natukene üle 100 luumeni. Ja see on nagu esimene lamp, millega kannatab peaaegu joosta. Trennis ma saan seda kasutada, aga võistlema sellise lambiga ma ei läheks. Et temaga saab hakkama, aga head kiirust arendada ei saa. Et need, kes tahavad võistelda pimedas, need peaksid endale hankima ikkagi lambi, mille valgustugevus on näiteks 300 luumenit pluss. Mina isiklikult eelistan 1000 pluss. Et sellised 1000 luumenised lambid, nende eest tuleb välja käia kindlasti üle 100 euro. Hea on, kui neil oleks laetav aku. Mõned muidugi eelistavad patareidega varianti, et siis saab neid piiramatult vahetada näiteks matkal olles. Aga aku pika peale ikkagi tasub ära, et see patareide peale kuluv raha läheb suureks. Meie võistkond Ace Salomon kasutab juba aastaid Lupine lampe. Et see on lampide Mercedes, Saksamaa toode, ülimalt kvaliteetsed, veekindlad, programmeeritavad, väikses kestas, väga suur valgus ja mis põhiline ka väga hea valgusvihk, et ta valgustab tõesti hästi ja on väga töökindel. Timmo, tule nüüd näita, milline lamp sinul on. Minu lamp on see, millega siin praegust ilma siin valgustatakse, et tegemist on sellise Lupine lipulaevaga ehk siis 5000 luumenit välja andva petilambiga. Lupine on muidugi üsna kallis lamp, aga ühe hea lambi ost on elumuutev sündmus. Et sisuliselt sa vabaned kõikidest piirangutest seoses näiteks valgustatud terviseradadega. Talvel Kõrvemaa suusarajale õhtul suusatama minnes lambiga, see on nagu tõeliselt lahe ja põnev kogemus. Aga seda lampi läheb vaja ka muus elus, näiteks autoratast vahetades maanteel või keldrist midagi otsides ja
ja üks väga hea omadus on ka võimsal lambil see, et kui sa toas vaatad lakke sellega, siis sa näed, milline ämblikuvõrkude kiht seal on, et saab ka hügieenile kaasa aidata. Aga jah, Lupine on selline juba üsna profiriist, et näiteks matkaspordis müüakse ka petslilampe, mis on väga töökindlad, lihtsad, tehnoloogiliselt ma ütleks, et mitte küll nagu viimane sõna, aga no ütleme, selline 100-eurone petslilamp ajab ka juba peaaegu asja ära. Et kallimad muidugi sobivad sportimiseks kindlasti. Aga ja veel LED lenser nagu see, minu arust on LED lenseri see probleem, et nende valgussõõr on lihtsalt liiga konkreetne ja mind see isiklikult häirib, mõnda inimest mitte. Aga vot, et sellised põhimõtted on, et jälgige, kui te lampi ostate, et sellel oleks piisavalt võimsust, 100+ luumenit igal juhul, 300+ on nagu sportimiseks tegelikult minu arust miinimum. Ja teine on valgusvihm, et see oleks ühtlane, näitaks hästi. Nii et City Traili rajale, sellisega ma läheksin, kui ma tulen lihtsalt lõbu pärast osalema. Sellisega saab raja läbida, aga midagi mõnusat seal ei ole. See Lupine Pico, see on selline üsna ideaalne lamp. Peti on natukene overkill, et see sobib rattaga 50-ga kimades ideaalselt, aga jooksu jaoks või orienteerumisel näiteks ka, või mägedes, kui sul on vaja teist mäge kusagil näha kaugel, et siis on ainult peti see, mis hädast välja aitab. Aga muidu piisab ka sellisest Pico 1000-2000 luumeni vahelisest valgusjõust ideaalselt. Et selline ülevaade. Pico. Geonaut. LED lenser. Ja mingi väike